Tervist! Hakkame siis looma ka ettevõtte seadistusi ja selleks on vaja siin üles nurka minna, et võtta siis minu konto, sisestada oma täisnimi kui töökoja omanik või töökoja juhataja või lihtsalt juhataja, sisestada need andmed siia ja siis ka salvestada need. Siin allpool saab selle konto parooli muuta ja nüüd on siis järgmine koht on see, et minna ja vahetada ära ettevõtte andmed, näiteks car repair ehk siis on nagu autoparandus, eks ole. See läheb siia, töökoja nimi just, et on olemas autoluks, eks ole, on CarGlass on olemas ja siia siis tuleb panna siis näiteks car repair OÜ. Ja millega see töökoda siis tegeleb, selle saab siit valida, kindlasti siis valida näiteks paneme siia carrepair.ee, seda ei ole muidugi olemas. Siia saab määrata siis näiteks registrinumbrid, kui on käibemaksukohuslane, arhitekti 18, näiteks Tartu. Ja siia kindlasti määrata siis oma kontonumber, et kui mõni inimene tahab ülekandega teha, siis arve peal tuleb see välja. Sellepärast on vajalik sisestada need andmed. Nüüd siis järgmine on see, et meil on vaja võtta logo ja logo on mul ennem valmis tehtud ChatGPT-ga ja selle saab siis sisestada ja salvestada muudatused. Nüüd järgmine oluline koht on see, et määrata ära enda tunnihind, mis on sinu püsiv tunnihind. Et kas see on 45, 40, 50, oleneb piirkonnast. Ja siis käibemaks on see, et kas sa oled käibemaksukohuslane või ei ole. Et siis see pool ka siis ära täita. Ja salvestada vahepeal. Ja nüüd see on see koht, kus saab siis määrata endal neid erinevaid püsitöid, mis siis ilmuvad töökaartidele, mis ennem oli näha. Ja nendele saab siis määrata vaikimisi pikkuse ja vaikimisi hinna. Ja siis nendele siltidele on tagatausta värv ka võimalik panna. Et praegu on autoremondi töökojale sellised tööd sisse pandud ja need võib siis vabalt ka ära kustutada. Ja see ongi siis ettevõtte konto seadistamiseks hetkel kõik.